Nii, tere hommikust, ma ei tea mitmendat korda. Ma olen sattunud siia LHV äriklassi salongi. Et võtan tassi kohvi ja siis lähen käin duši all. Vaatan natuke lennukeid siin terrassil. Täna oli vist esimene korda mõttekas oli, et oli fast track see kaasas selle piletiga, et väga see tavajärjekord oli ka meeletult pikk, aga selle fast trackiga oli 2 sekundit ja läbi. Ja no muidugi natuke ebameeldiv jah, et see ei ole nagu omaette masin tegelikult siin Tallinnas, et see on nagu mingi suure Isamaa veteran, lähed sinna nagu järjekorra ette, aga noh, mis teha. Aga kiire oli küll, väga kiire. Ja siis nagu jah. Aga muidugi Tallinna probleemid, et üks turvakontroll küsis mu käest midagi ja nii kuutav vene aktsendiga, mis on midagi aru, mida ta mult küsib, siis kordas üle, et sain lõpuks aru, et küsib, kas tuleb iga vedelika kotis ära. No ei ole, ma tean, et siia ühegi vedelikuga ei saa. Nii et jah, Tallinna probleemid. Siin on üks mingi Sun Express lennuk läheb kuskile. Ma ei tea ka, kuhu. Ja nii. Jah, plaanis ma mingit alkoholi tarvitamist nagu suurt plaanis ei ole siin salongis, et ma mõtlesin, et ma äkki hommikusöögi juurde võtan šampanjad. Ja kuhu ma siis praegu lähen või? See on ka hea küsimus, jah. Et kui see oli see eksiili saatmise programm oli, kus ma käisin Võrus, käisin kõigepealt, ja siis ma käisin Saaremaal, Kuressaare, siis ma käisin Kärdlas, Hiiumaal. Ja see oli see järjekordse seisuste kaupa, eks siis, kes lähevad onu Heinoga sinna poe taha õlut jooma ja saadetakse Võrru, eks, ja siis need ülejäänud kõrgema klassi inimesed saartele, eriti kõrge klassi inimesed siis Saaremaale. Muidugi see on siuke mõnus miljardide saar, jah. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et see on ikka kohutult kurb, et ma teen nalja siin võib-olla nagu jah, et Eestis neid seisusi pole. Et miks me päriselt seisus ei ole. Siis ma hakkasin mõtlema, et ainuke Balti riik, kus on tegelikult, ma kõinin tänavale, tuleb vastu, ütleme, põlisrahva esindaja, eks ju, ja ta võib olla, eks ju, siis mitte 3. seisus inimene. Kõik eestlased ja kõik lätlased on 3. seisuses. Isegi kõige rikkamad, see pole asi peal rikkuses, on esivanemades, jah. Ja võib-olla abielu kaudu mõni on jah tõusnud, aga see on midagi muud. Ja mõtlesin, kas on mingit kohta, kus Baltimaades on ka kõrgemaid seisus, jah. Ja mõtlesin, Leedu muidugi on, jah. Leedu siis Poolaga ju koos riik, jah. Ja seal on aadel olemas, nii et on täiesti võimalik, et mul tuleb vastu mõni inimene, kes on aadlik või aadlik järglane. Siis ma lähengi lennukiga Vilniusesse ja kuna ma lähen ikkagi kohta, kus on olemas ka aadel, siis tuleb minna väärikalt, mis tähendab seda, et tuli plus grade'is teha miinimumpanus. Ja ma hakkasin see on nagu vallaliste inimeste või selle üksiliste inimeste eelis tegelikult see plus grade, sest mõtlesin, kui ma esitke nagu kellega koos, võib-olla siin Eestis on nagu väiksem risk, aga mujal ma mõtlesin, see risk päris suur, et üks võetakse nagu sinna äriklassi, teist ei võeta ja siis on pärast tüli, eks ju. Seda ei ole. No nii, et kohvi ma Aga jah, selle äriklassiga nagu harjuma liiga ruttu ära, et pärast ei tahagi nagu tavaliselt enam reisida. See on paha.